Tervisi kõigile Humala kalabaasist. Sügisesed jahedad ilmad on muutunud aktuaalseks küsimuse, et kas näiteks ahju paadile paigaldada ahi ja kuidas seda teha, ja ma otsustasin, et ma jagan enda kogemust. Mul on 3 paadil on ahi peal ja talipüügimajal või siis püügimajal on ka ahi peal, ja siin on aastatega koorunud mingisuguseid mõtteid, ideid, lahendusi, ja kui ma neid jagan, ma loodan, et see innustab kedagi iseendale paati ahju panema või siis vähemalt saate ideid, et seda siis võib-olla kaaluda. Alustan siis siit Hurrikanist, kus on mõnus tuba, ja siia ma panin 2 kilovatise ahju eesmärgiga hoida kokku kaalu ja võib-olla ka kütust, kuid tuli välja, et kütust ta vähem ei võta, küll on ta kergem ja võtab vähem ruumi. Et kui kellelgi on ruumikitsikus, siis võite 2-sega minna või kaalukitsikus võib ka 2-sega minna, aga kütust ta minu arust vähem ei võta ja töötab ta täpselt sama hästi, teeb sama soojaks, ei ole erinevust märganud. Kui nüüd siin neid mõõtusid võrrelda, siis on suuruse vahe küll. Siis järgmine asi on need puldid ehk kontrollerid. Ja mina ütlen, et mida lihtsam, seda parem, sest et kui tal on igasugune hunnik funktsioone, mida sa paadis ei pruugi kasutada, lisaks kui on sihukene isoleerimata välissein, siis see, et kui sa võtad kallima mudeli, millel on temperatuuri reguleerimise funktsioon, siis vastu külma seina ta võib hakata ikkagi sul valetama, ja tegelikult on äärmiselt lihtne lihtsalt keerata natukene kangemaks, natukene lahjemaks, ja see on täiesti piisav, ei pea selle pärast rohkem maksma. Siis ühendamise koha pealt on niiviisi, et kui on olemas need, mis on siuksed terved tükid, kus on juba kast ümber, paak sees, pista ainult voolikud juhtmed külge ja läheb, siis igasse paati nad ei mahu. Ja kuna mul siia see kandiline kast nagu augupillis ja talipüügimajas ei mahtunud, siis ma tegin siia ise. Huvitav avastus oli see, et materjaliks ma kasutasin sihukest alumiiniumit, aga sellest sai siis ka omamoodi soojusvaheti, mis annab päris hästi tuppa sooja juurde. Tuppa sooja juurde, kui on ruumi, annab ka tegelikult summuti. Ja siin ma siis olen, kuna mul ei olnud kuskilt õiget toru nii palju võtta, siis ma tegin sellise alumiiniumtorust ja avastasin, et see ka on tegelikult väga hea soojuse juht. Et neid torusid saab näiteks autopesu harjavartest, on väga hea õhukese seinaga, ei ole raske ja annab hästi sooja edasi ja tegelikult juhib ka ära. Üks asi, mida peaks kindlasti mainima, on see, et kui seda toru nüüd siia panna või väljalaske asja, siis seal ikkagi tekib mingisugust kondentsi, ja ta nüüd näeb küll natukene kole välja, aga siit jookseb kondents ise läbi sumpa välja. Ja sumpa ma soovitan kindlasti panna ahtrisse, sest eriti Emajõel, kui ma näiteks siit nüüd püüan, niikuinii ma sõidan kaldasse ninapidi ja sealt siis püüan, siis on enamasti tuul külje pealt. Ja kui ta on sul ahtris, siis tuul viib ise selle diislitossu minema. Kui ta on mul siit kuskilt külje pealt ja välja ja mul on siin niisugune katte ainult, siis lahtise kattega see toss tuleb ikkagi ühelt või teiselt poolt tuule tõttu tuppa ja on häiriv. Siis funktsioonist ütleme, et ta tegelikult isegi kui see võiks arvata, et see kate ju sooja ei pea, siis ta annab väga mõnusalt. Ikkagi, et kui mina püüan niimoodi, et terve see kate on siin nii nagu ta praegu on, seal on ridvahoidjad, panen õnged tagant välja, siis külma ilmaga ikkagi tuba on siin tegelikult väga mõnus soe ja magala on ka nagu väga mõnus selles mõttes. Vihma ja asjaga saab ka niimoodi sõita, et tuul ei käi peale ja tuba on soe. Ja nüüd viimane kasutus, mis siin oli, ühed kalamehed, kes käisid, võtsidki tegelikult siit, sellest lukust käib terve see tagumine tendi osa, käib ära ja püüdsid ilma selleta, aga ütlesid, et ikkagi oli külma ilmaga väga mõnus, kui siit selja tagant sihukest sooja tuli. Et see oli huvitav, mina ei olnud niimoodi teinud. Siis paigaldamise koha pealt on nii, et ta
tahab puhuda sooja kuhugile sisse, ta võtab kütmise õhu, võtab teisest otsast ja siis ta võtab siit põletamise õhu eraldi. Ja nüüd ütleme selle lärmi neutraliseerimise huvides. Siin ma alguses panin natukene ämbrisse, et ma panin kohe siia selle õhupuhastuse otsa ja tegelikult see sisse imetava põletusõhu heli oli liiga tugev ja ebameeldiv. Nüüd ma siis tegin siit niimoodi ümber, et ma vedasin selle siukene immuvoolik. Sellega vedasin siia taha ahtrisse selle ja tegelikult see jumalast hästi summutab selle heli ära. Et seda iseenesest saab hüdroskandist mingi immuvoolik, mis iganes ta on. Ja tundub, et on väga mõnus. Siis kütusevoolikud. Kütusevoolikutega on siukene jama, et on olemas näiteks neil pakis tulevad siuksed mingid valged plastmassjamad, mis on jumala kange ja peenike. Ja tulevad siis mõnedel siuksed pehmed silikooni moodi voolikud. Aga kuna ta on 6,5 mm läbimõõduga, siis ta mõnikord jääb nagu välja imitsema seda diislit, mis on nagu väga ebameeldiv. Ja siis ma sain jällegi hüdroskandist, sain siukse paksuseinalise diislivooliku. Ja kui see nüüd kinni panna, siis saab kõige väiksem, ehk siis 8 klambriga saab väga ilusti selle kinni, niimoodi, et ta kindlasti lekkima ja tuppa haisema ei hakka. Siis väljalaskest veel nii palju, et mõnikord on nendel kaasas siukene summuti, aga kuna siin on augud ja kuna ta ei ole hermeetiline, siis tegelikult see hakkab sulle tuppa tossu ajama ja see tasuks üldse minema visata. Et tuppa kindlasti seda mitte ei maksa panna, kui siis ma pärast näitan augupilli pealt, et mis ma taga tegin, et see tuppa, see toss ei tuleks siit sellest sumpast. Siis kui on kitsamad kohad, nagu mul näiteks tennas, mis ma pärast näitan, siis ma sain sellise mingisugune sukk, mis kaitseb siis kuuma eest. Siia mul seda vaja ei olnud ja augupillile ka mitte. Ja ma jätsingi ta siia soojusvahetiks, et ta annaks siis oma selle jääksoojust rohkem kajutisse siia. Aga seda sukka oli tennale vaja, sellepärast, et mul oli ruumi nii vähe, et seda voolikut või seda toru seal käkkida siis kuidagi. Ja seal oli ta siis äärmiselt hea ja vajalik. Siis temmust leidsin veel sellise asja, mida saab panna siia õhuvooliku otsa, et kuskilt õuest õhku võtta. Või siis ma näitan veel teist lahendust, kuidas heli ära summutada tenna pealt. Ja nüüd lähmegi, paak. Et tavaliselt on nendel kaasas siuksed 10-liitrised paagid, mis ei pruugi igale poole ära mahtuda. Aga siin on mul nüüd 5 ja tegelikult sellest 5-sest piisab ka päris hästi, sest ütleme klassikaline, kui põhjas teda kütta ööpäev otsa, siis ta võtabki enam-vähem 5 liitrit. Aga kui nüüd rahulikult tiksutada, siis ta ööga võtab siuke 2 liitrit ära ja ongi korras või 2,5. Nii, ja nüüd lähen siis näitan teisi paate ja seda paati viimase lahendusega näitan siis kõige viimasena seal. Nii, siin on siis nüüd tenna oma järgmise ahjuga. Ja kohe vaatame seda asja lähemalt. Ahju iseenesest on siin on nüüd 10 paak sees, pult on pandud siia seina peale ja samamoodi lahendasin toruga. Lahendasin väljalaske, töötab ka soojusvahetina ja siia sai nüüd siis sellele sai see sukk ümber, et kuna ruumi on vähe, siin on samamoodi 2 kilovatine ahi ja siit puhub siis ilusti sooja siia voodisse ja siin on mul siis pandud see 20 eurone vaikne pump. Ja siin on siis näha, et see originaal pehme voolik tegelikult natukene imitseb välja, et ma pean vahetama selle hüdroskandi paksuseinaga vooliku vastu, et siis saab nagu täitsa hea. Ja siin ma mõtlesin siukse huvitava lahenduse, et see õhuvõtu ava on siis seal näha ja ma kasutasin selle
õhuvõtu heli summutamiseks seda otsa. Siin teisel pool tegelikult ei ole muud mitte midagi ja põhimõtteliselt see istmekast, kuhu käib siis padi peale, summutabki ilusti kogu selle sissevõtu õhuheli ära. Nüüd lähme vaatame augupilli. Nii, siin siis augupill ja lähme vaatame. Augupillil on nii, et ahi on siin ja panen siit selle ussitule. Ja siin on niimoodi, et siin on kasutatud seda tavalist, mis on see kompakt ahi, kõik on ühes koos. Õhk läheb siit tuppa. See soojendab ilusti juhi jalgu, siin kiirgab mõnusalt, kui külma ilmaga sõita. Ja siin on siis niimoodi, et siin on õhuvõtt on siin. See kate varjab tegelikult ära ja väga ei häiri see õhuvõtu heli. Aga siin on see asi, et siin on näha, et sellel summutile on siis hõbepaberi teip pandud, et see toss ei tuleks siia. Et siin on küll niisugune lahtine katusealune, aga sellegi poolest ta ei ole mõnus. Ja siin on nüüd see näha, et siin all on siis see sumpatoru. Ükskord juhtus see vett täis minema. Ehk et on näha, et see kondents sai siit ikkagi tekkida. Ja siin on siis nii palju madal olnud, et on tossusid ära kõrvetatud, kes on siia alla pannud. Või siis ükskord sulas natuke üks süütevedeliku pudeli kork peaaegu läbi, et ta läheb ikkagi päris kuumaks. Ja siin samamoodi siis on viidud summuti toru on viidud siia taha välja ja ilusti ahtri tagant ta puhub ära. Ja tuppa on siis 1,6 korda 2 meetrit, siin on see voodi ja siin siis all sooja puhub sealt sisse ja läheb väga mõnusaks. Nüüd siin omakorda ei ole külgede soojustust ja see andis mulle idee järgnevaks asjaks, mida ma pärast kõige viimase paadi juures näitan, aga praegu läheme siis sinna talipüügimajja ja ma näitan selle ahju ka. Nii, ja siin on nüüd siis parvemaja oma ahjuga. Iseenesest näeb ta välja, siin on niisugused magamiskohad, talvel on siin Luunja sadamas talipüügiaugud ja niisugune terrass, mille pealt püüda ja põhimõtteliselt see soe. Nüüd siit põranda juurest võetakse sisse külm õhk, siit puhutakse külm õhk sooja, pult on või tuppa, pult on seina peal ja see hoiab mul ilusti -25-ga 20 kraadi toas sooja siin. Et on väga mõnus. Ja siin on siis niimoodi, et siin on sissevõtt, siin see õhu sissevõtt kedagi ei sega. Ja siin on siis näha, et talvel kõvema kütmisega, tegelikult see toru läheb päris, on siniseks läinud. Ja siin on ka näha, et hästi ei ole näha, aga siin on näha, et siit ikkagi natukene seda diislivonni välja tuleb, kui ei ole teibitud ehk et tuppa paadile päris kindlasti seda sumpsi kuskile ärge pange. Nii, ja siis nüüd lähme vaatame seda viimast asja. Nii, ja siin siis näeme viimast asja. See on siis uus karavanipaat, mis on siis Haagis suvila ja paadi ristsugutis. Temal on siis sumpa tuleb siit välja. Siin on 10 paak ja nüüd selle originaalvooliku ma vahetan ikkagi selle paksu seinaga hüdroskandi vooliku vastu. Ja siin on siis see erinevus, et siia läheb nüüd 5 kilovatine ahi läheb sisse, aga siia nüüd kuna see on alumiiniumpaat, siis ma soojustasin siukse asjaga nagu ehituse ABC-st leidsin. Vett sisse ei ime, testisin, ühelt poolt on penu, ühelt poolt on see hõbepaber. Hõbepaberi panin vastu pläkki ja siit siis see nüüd hoiab ilusti sooja, ei lase külma kiirgada ja siit siis nendest aukudest jookseb soe ilusti siia voodi alla välja ja peaks saama väga mõnus. Ja siia tuleb siis käimla ja käimlale ma siis teen eraldi täiendava see sooja väljavõttu ja saab siit ka toa soojaks paremini lasta. Vot nii, selline see lühitutvustus nüüd siit sai. Nii, nüüd ma loodan, et kõik asjad said ilusti ära räägitud, te saite mõtteid, te saite julgustust, et ise hakata ehitama. Ma ütlen, et see tasub ennast ära, sellepärast, et
kui on juba selline, et suu aurab, siis tegelikult soojas paadis on ilgelt mõnus sõita, selles on mõnus püüda ja külmade ilmadega saab täiesti vabalt siin veel magada. Ja üks asi veel, Loon ja Boat Service, sest peremees ütles, et kui sul on juba suur paat, siis need Hiina ahjud ei jõua enam läbi pikkade liinide seda paati ära kütta, aga see käib juba siis pigem sinna 7+ meeter paatide juurde, kus on liinid tõesti pikad ja seal on juba siis tarvis, ta ütles niimoodi, et tal on endal hiinakas peal, aga see enam ei õigusta, ei puhu piisavalt, et ta paneb sinna ikkagi originaali kalliahju ja saab siis asjad hästi tööle. Et ma loodan, et hakkate kõik nüüd hirmsasti paati ehitama, saite siit mõtteid, saite lahendusi ja kui te veel see aasta ise ei jõua, aga tahate jaheda ilmaga ikkagi paadiga sõitma minna, siis Humala kalabaasis on meil siin 3 paati, millel on kajutiga küte. See, mis te viimati nägite, see hakkab ka veel kindlasti see aasta sõitma, ehk et 4 paati, millel on kajuti küte ja saate tulla ja teha Emajõel, Emajõe Suursoos veel toredaid sügissõite kala püüda, ilma et siis oleks liiga külm, ilma et siis peaks kartma väga suurt ebamugavuste pärast. Et vaadake lähemalt www.humalakalabaas.ee, seal on est ja paadirent, seal te näete meile kõiki paate ja kui on mingeid küsimusi, kas ahjupallas või tahate broneerimise kohta teada, siis on telefon 556 464 557. Et näeme jõe peal ja toredat ehitamist kõigile. Tšau!